Tervist! Täna murrame koos lahti ühe päris põneva salakoodi. See on kombinatoorika. See on see matemaatika, mis peitub tegelikult kõikide meie valikute, igasugu mõistatuste ja lõputute võimaluste taga. Põhimõtteliselt on see nagu tööriistakast, mis aitab meil aru saada, kui palju erinevaid teid ja tulemusi siin maailmas üldse olla saab. Mõtte korraks sellele küsimusele. See ongi kogu kombinatoorika tuum. Kuidas me leiame kõikide võimalike paigutuste arvu, ilma et me peaksime hakkama neid ükshaaval reaalselt läbi proovima. See on justkui selline nutikas otsetee, mis säästab meid igavast ja tüütust loendamisest ja, mis veelgi olulisem, avab ukse palju keerulisemate probleemide lahendamisele. Ja uskuge või mitte, aga kogu see pealtnäha keeruline matemaatika saab alguse täiesti tavalistest igapäevastest valikutest. Mida hommikul selga panna, millist tee pidi tööle minna, absoluutselt iga kord, kui sa sellise otsuse teed, tegeled sa tegelikult kombinatoorikaga, isegi kui sa sellest ise arugi ei saa. See on meie igapäevaelu nähtamatu matemaatika. Niisiis, siin on meie tänane teekond. Alustame loendamise väljakutsest, seejärel haarame oma tööriistakasti põhilised asjad, korrutamise reegli, permutatsioonid ja kombinatsioonid. Ja päris lõpus vaatame, kuidas see kõik päris maailmas tegelikult töötab. Ehitame oma arusaama üles sammu-sammult, just kui õpiks uut keelt. Okei, meie esimene väljakutse ongi tegelikult lihtne, kuidas loendada, ilma et me päriselt loendaks. Kombinatoorika annabki meile need võimsad tööriistad, mis aitavad tulemuste koguarvu välja nuputada, ilma et me peaksime iga viimast kui ühte varianti eraldi paberile panema ja läbi kriipsutama. Lähme siis asja kallale ja alustamegi oma esimesest ja ausalt öeldes kõige tähtsamast tööriistast. See on korrutamisreegel. See on imelihtne, aga samas uskumatult võimas põhimõte, mis on tegelikult väga paljude keerulisemate arvutuste aluseks. See on meie kombinatoorika vundamendi esimene ehituskili. Et sellest loogikast aru saada, vaatame ühte ülilihtsat näidet. Kujuta ette, et sul on 2 sammu. Kõigepealt valid sa ühe auto 3 võimalikust. Selge. Seejärel iga valitud auto jaoks saad sa omakorda valida ühe nuku 2. Küsimus on, et kuidas me siis kõik need võimalikud paarid kokku loeme? Ja vastus on tegelikult imelihtne. Me lihtsalt korrutame valikute arvu igas sammus omavahel läbi. 3 autot korda 2 nukku annab meile kokku 6 täiesti unikaalset paari. Just nii lihtne see ongi. Ja see lihtne loogika vormubki tegelikult võimsaks ja universaalseks reegliks. Kui ühte tegevust saab sooritada n erineval viisil ja teist m erineval viisil, siis mõlema tegevuse sooritamiseks on kokku n korda m võimalust. See ongi, kombinatoorika absoluutne alustala. Nüüd, kui see korrutamisreegel on meil selge, liigume edasi ja teeme asja natuke põnevamaks. Lisame mängu ühe väga olulise tingimuse. Mis juhtub siis, kui elementide järjekord muutub äkki ülioluliseks? Ja see küsimus viib meid otse permutatsioonide maailma. See ongi permutatsioonide puhul absoluutne võti. Mõtle näiteks jooksuvõistlusele. Isegi kui esikolmikus on täpselt samad sportlased, on nüüd tohutu vahe, kes saab kulla, kes hõbeda ja kes pronksi, eks. Järjekorra muutmine loob täiesti uue ja eraldiseisva tulemuse. ABC ja CBA on 2 täiesti erinevat asja. Punkt. Matemaatikas on sellele muidugi oma peennimi. Kõiki neil võimalikke järjestusi nimetataksegi permutatsioonideks ja nende arvutamiseks on meil üks spetsiaalne matemaatiline tööriist, mida tähistatakse hüüumärgiga. Selle nimi on faktoriaal. Aga ei, see hüüumärk matemaatikas ei tähenda, et peaks karjuma. See on lihtsalt lühend ühele konkreetsele tegevusele, kus arv korrutatakse läbi kõikide endast väiksemate positiivsete täisarvudega kuni 1-ni välja. Näiteks 4 faktoriaal on lihtsalt 4 korda 3 korda 2 korda 1. Teeme selle koos läbi. Kui meil on 4 erinevat eset, siis esimesele kohale saame valida 4 eseme vaheleks. Kui see valik on tehtud, jääb teisele kohale 3 valikut, siis 2 ja lõpuks ainult 1. Ja nüüd korrutame need valikud omavahel 4 korda 3 korda 2 korda 1 ja saamegi kätte tulemuse 24 erinevat järjestust. Aga mis siis, kui meid see järjekord tegelikult üldse ei huvita? See on see võtmeküsimus, mis viib meid järgmise olulise kontseptsiooni juurde ja aitab meil täpselt aru saada, mis vahe on permutatsioonidel ja kombinatsioonidel. Ja siin näemegi seda põhimõttelist vahet mustvalgel. Vasakul on permutatsioonid, mõtle poodiumile, kus 1, 2 ja 3 koht on selgelt erinevad asjad. Paremal on kombinatsioonid, mõtle sõprade grupile, kes lähevad kinno. Absoluutselt pole vahet, mis järjekorras sa nad välja valisid, lõplik grupp on ju ikka sama. Nii et küsimus ongi selles, kas oluline on järjestus või lihtsalt lõplik koosseis.
nii, sukeldugemegi nüüd sellesse teise maailma. Vaatame lähemalt, kuidas loendada gruppe siis, kui see järjestus on täiesti ebaoluline. Ja see ongi meie viimane ehituskivi tänaseks, kombinatsioonid. Siin on fookus täiesti teises kohas. Küsimus pole enam selles, mis järjekorras asjad on, vaid lihtsalt selles, millised asjad on välja valitud. Meid huvitab ainult see lõplik grupp, mitte tee, kuidas me sinna jõudsime. Just sellepärast vajame me täiesti teistsugust lähenemist kui permutatsioonide puhul. Okei, see valem võib esmapilgul tunduda natuke hirmutav, aga idee selle taga on tegelikult lihtne. Mõtle sellest kui filtrist. Kõigepealt arvutame välja kõik võimalikud permutatsioonid, ehk siis kõik võimalikud järjestused. Seejärel kasutame seda valemit, et lihtsalt välja filtreerida kõik need korduvad paigutused, mis tegelikult moodustavad ühe ja sama gruppi. Teeme ühe näite koos läbi, eks. Oletame, et valime 4 elemendist 2 koosnevaid gruppe. Alustame kõigist võimalikest järjestustest, mida, nagu me teame, on 24. Aga kuna grupp A ja B on täpselt sama, mis grupp B ja A, peame need topeltloondamised eemaldama. Ja kui valem on oma töö teinud, jääbki alles täpselt 6 unikaalset gruppi. Olgu, nüüd on meil reeglid selged, aga mis siis? Miks see tegelikult üldse korda peaks minema? Sest see pole mingi kuiv teooria. Need reeglid juhivad võimalusi absoluutselt kõikjal meie ümber, alates lihtsatest kaardimängudest kuni keerukate teaduslike avastusteni välja. Mõtle korraks. Lotovõidu tõenäosus. See on puhas kombinatsioonide arvutamine. Sinu telefoni parooli turvalisus. See sõltub otseselt permutatsioonidest. Ja isegi kui sa tellid pitsat, kasutad sa tegelikult kombinatoorikat, et valida endale meelepärased katted. Need reeglid on absoluutselt kõikjal. Ja see tsitaat siin võtabki kogu selle asja tuuma ideaalselt kokku. Kombinatoorika on kunst loendada ilma, et peaksid reaalselt midagi loendama. See annab meile võime mõista ja hallata meiletult suuri numbreid, ilma et me peaksime end detailidesse ära kaotama. Ja selle mõttega ma tahakski teid tänaseks jätta. Nüüd, kui sa tead neid põhireegleid, vaata maailma enda ümber täiesti uue pilguga. Pane tähele valikuid, võimalusi ja mustreid oma igapäevaelus. Milliseid uusi seoseid sa märkad? Maailm on täis matemaatikat, mis lihtsalt ootab, et sa selle avastaksid.